Noore meistrivõistlusel saavad oma oskused näidata kuni 26-aastased noored, kes õpivad kutsekoolis või on selle alles hiljaaegu lõpetanud. Järgnevatel nädalatel saame teada, kes on Eesti parimad noored rätsepad, elektroonikud, maastikuehitajad, restorani teenindajad, laotöötajad, puhastusteenindajad ja tarkvara arendajad. Olete te valmis? Nii, et aeg läheb käima. Ja aeg läheb käima. Nüüd! Jõudu! No nii! Meie võistlustsükli avapeatüki kangelasteks on täna aga hoopis ehituspuusepad. Nooremeistri uus hooaeg alustab! Oleme jõudnud Ida-Virumaa kutseharjutuskeskusesse Kosmos, mille õppekohad asuvad Jõhvis, Sillamäel ja Narvas. Kosmose nime all tegutseb kool esimest aastat, mis tähendab piiride puudumist ja lõputuid võimalusi. Ka õppekavasid on siin peaaegu lõputult, täpsemini üle 100. Teeninduse valdkonnas luuakse näiteks maitseid ja ilu. Praktilisi oskusi saab arendada ka majanduse ja IT erialadel. Ning kolmandaks on esindatud tehnika ja tehnoloogia valdkond. Kus saab muidugi õppida ka ehituspuusepaks. Kõik ehituslikud elemendid, mis tehakse puust, teebki ehituspuussepp. Alates vundamendist kuni katuseni. Ta on nii-öelda siis selline klassikaline ehituspuussepp, mis on juba nii-öelda sajandeid teada tuntud, kuid üha rohkem tuleb nii-öelda seda tehases puitmajade ehitamist. Tänasel päeval on ehituspuusseppasid tööturule vaja nii Eestis kui välismaal, et oskustega puusepp täis tahtmist on oodatud. Minu kõrval seisavad Eesti parimad noored ehituspuussepad, kellel on ainult üks eesmärk – võita nooremeistri tiitel. Ja me tulime võitma. Koju ei taha ju minna ilma poodiumi kohata. Kõik on tehtav. Peaasi, et mõistus selge on ja käsi ei väriseks. Kokku osaleb tänasel võistlusel 7 tiimi 6 erinevast koolist. Eelmised aastad Kuressaare ametikool on ka ikka paar sellist head kohta saanud. Me tulime siia võitma, sest peame oma kooli ikka au hoidma. Alustuseks ootab neid ees põhivooru ülesanne, mis kestab 11 tundi. Ja siis valivad kohtunikud välja 3 parimat tiimi, kes pääsevad edasi finaalvooru ja sealt selgitamegi välja, kes võtab tiitli endale. Mehed, kas te olete valmis? Jaa! Aga siis alustame. Head võistlejad, teie ülesandeks on näidata oma parimaid oskusi ja teadmisi puitmajade ehitamisel. Aega selleks on teil 11 tundi. Ja aeg läks käima nüüd. See noore meistri võistlus oleks parema töövõimaluse kunagi tulevikus. Kindlasti me tulime võitma ka maksimumpunktidega, et tippu ja veel edasi järgmistele võistlustele. Võistlejad ootab ees siis justkui mängumaja karkassi ehitus. Võistlejad peavad tegema siis karkasskonstruktsiooni, kus on siis erinevad vigurid sisse pandud, et oleks ikka võistlustel ikka pinge sees. Ehk siis meil on tagaseina viidud üks rist. Ristile on tehtud otstesse keerulisemad lõiked, mis on erinevate kraadide all. Esimese asjana me alustame materjali mõõtmisest ja arvutame välja, palju juppe meil sama mõõduga tuleb lõigata. Ma arvan, et meil hakkas päris hästi sujuma, sest ma saen ja ta märgib. Põhiülesanneteks on siis seina alumise ja ülemise vöö
tappide valmistamine. Ja tagaseinas olev rist, mis tuleb neil väga täpselt trigonomeetriliselt välja joonistada ja mitmekaldelise nurga all välja lõigata. See on tõenäoliselt võistlejatele kõige suurem väljakutse ja ma olen enam kui kindel, et enamus tavaehituspuusepp seda esimesel hool ära ei tee. Kõige keerulisem siis diagonaalide märkide peale panemine. Täpsus on keeruline. See ülesanne ei ole kõige keerulisem, aga ikkagi on nagu keeruline, et nagu tiimitöö on vaja paika saada, joonised on ilusti vaja kõik, et meil nagu segadusse kõik ei läheks seal. Uus hooaeg sai stardipaugu, nagu näha, võistlejad on võistlushoos ja ma olen siin koos Haridus- ja Noorteameti peadirektori ehk lõpubossiga Jaak Rajaga. Tere, Jaak! Tere! Varsti me selgitamegi välja, kes selle nooremeistri tiitli endale saab, aga väike kontrollküsimus ka sulle. Kas sa tead, kui palju on aastast 2009, see kui noormeister algas, kas sa tead, kui palju on tiitleid välja jagatud? Kuuldavasti siin kolleegidel läks lugemine kuskil seal 500 sassi, nii et kuskil 500 noort meistrit on Eestis nüüd siis selle ajaga. Milliseid uksi tegelikult noormeister avab? Ta avab võib-olla ka järgmise töökoha. Sul on järgmine kord vaja maja ehitada, no siin on need mehed, kes sulle võib-olla ehitavad selle puitmaja neid. Et nende inimeste oskused saavad nähtavaks kõigile teistele. Nooremeistri tiitli nimel võistlevad Martin Väinsaar ja Mart Metsaviir Tallinna ehituskoolist, Glen Henri Kukkonen ja Kermo Otto Tallinna ehituskoolist, Siim Aasalu ja Robin Lindmaa Pärnumaa kutsehariduskeskusest, Eldar Kuznetsov ja Konstantin Tõsnjatšnik Ida-Virumaa kutsehariduskeskusest, Richard Reimets ja Kristjan Kask Viljandi kutseõppekeskusest, Karel Paomees ja Joonas Tiitson Kuressaare ametikoolist ning Rasmus Rannamäe ja Fredi Karuks Rakvere ametikoolist. Ehituspuuseppaks tahtsin õppida sellepärast, kuna kunagi väikse mulle kogu aeg meeldis neid videoid näiteks vaadata, et kuidas maju ehitatakse ja siis ma mõtlesin, et tundub äge, lähen ka. Tegelikult tulen nagu maalt, põllumajandusega tegelen ja seal on igasuguseid ehitusasju vaja teha. Läksingi õppima puuseppaks, sest see tundus siuke asjalik asi, mida teha oma eluga. Selle eriala juures meeldib see, et ma saan enda kätega erinevaid asju teha. See on minu soov ja minu elukutse. Astusin isa jälgedesse, isa tegeleb ka majade ehitusega ja ehitab vundamente. Olen kodus ehitanud, aidanud maja ehitada. Mulle meeldib midagi oma kätega valmis teha ja pakkuda selle teistele. See annab lihtsalt niisuguse uhkustunde. Ja ehitusplatsilt oleme sattunud siia teisele ehitusplatsile ja Jaak, sa saad ka ikkagi näpud tööle panna. Meie kõrval siin on Rasmus, kes võib-olla seletabki, et mis me tegema hakkame? Me hakkame sellist tapikonstruktsiooni tegema. No teeme. Serv, rist, seotis siis, jah? Ja, ehk siis igaüks saab ühe tüki endale, üks teeb teise poole ja teine teeb teise poole. Siis vaatame, kas läheb kokku, jah? Jah, kokku. Ja ma jälgin puhtus ka veel. Mina sain nooremeistri tiitli 2022 ja sealt hakkas edasi arenema see, et me saime piisavalt palju punkte ja hakkasime harjutama Euroopa meistrivõistlusteks ja maailma meistrivõistlusteks. Okei, millest me alustame? Siis tuleb materjal jagada pooleks ja siis ongi nüüd keskpunkti märgid ära ja... Tead, mis on kõige tähtsam ehituspuuseppal või? Nii. Liias peab olema kõrva taga. Kõrva taga või? See on nagu päris. Ei, no minul õpetajates kõige tähtsam asi on kustukumm. Ehituspuusepp ongi, ta peab olema täpne oma mõõtudega, et ei ole ühest otsast pool meetrit välja ja teisest otsast on täppis. Ja käsisäega siit need küljed ära lõigata, nii et lõikad täpselt. Lood mööda. Natuke läheb mööda vist. No, tuleb korrigeerida. Ma mõtlen, millega siis meie võistlejad peavad hakkama saama, enne. Meil on siin kukesupp ikkagi. No nii. See on tehtud, jah? No mis sa nüüd arvad, mis järgmisena? Ma võtan peitli. No. Ja löön selle ploki välja siit. Jah.
kui puhtaks sa tavaliselt selle põhja teed? Meie nagu puussepad tahame, et oleks täiesti sile. No, Ehk siis siuksed asju nagu ei tohiks olla. Tagasi ei saa panna, vaata, see on selle... Siis on ainult saepuru ja liim. Siin võidki jääda. Timmima seda. Sul on natuke kenamast. Ei, ma mõtleks, et see on natuke parem kui see, siis siin on tükid väljas. Ja, see õnneks ei näha. No vaatame nüüd tõehetk. Nii kui naksti. No kuulge. Värvimisse. Professionaalide kätetöö. Rasmus, mis sa indeks paned meile? No, ma paneks ka tugeva 4. Tugeva 4? Kuule, selle üle võib ju täitsa õnnelik olla isegi. Esimese korra kohta hea. Ühesõnaga, Jaak, aitäh, Rasmus, aitäh. Ja me lähme vaatame, kuidas meie võistlejad toimetavad. Praegusel hetkel läheb hästi, aga pooleli on küljeseinad. Kõige keerulisem on ilmselt joonestamine ja tappide täpne tegemine. Detailide märkimiseks pead kasutama kujutava geomeetria abilt, mis tähendab seda, et sul võib vigu tulla sellest, et sa oled valesti joonestanud või ebatäpselt. Peale seda sa oled ebatäpselt need välja lõiganud võib-olla. Ma lugesin joonist veits valesti ja siis pidin ära kustutama ja uuesti tegema. Aga õpitakse vigadest, nagu öeldakse. Pärnu oli esimene, kes küsis lisamaterjali ja nemad eksisidki konkreetselt risti ja nende nurkade lõikamisega. Rist jäi meil väikseks, kuna poolega tapp ei olnud õiges kohas. Kohe oli siuke lootusetu tunne, oleme ajast maas, kõik on paupidi, punktid on läinud jälle, et oli raske, aga tulime välja ja lähme uue energiaga peale. Paraku võtab lisamaterjali küsimine punkte maha, kuid kõigest pool punkti ehk igal juhul tasub küsida lisamaterjali, mitte minna siis tapi peale, mis on suurema astmelisega, siis sealt langevad punktid kordades suuremalt. Poisid, kus te läinud on? Ühtegi viga ei ole? Ei, no lihtsalt paar tähelepanu viga, aga need saab kõik korda, et pole lugu. No mõtlemist on natukene. Mõtlemine, see on see keerulisem osa, see keskendumine, et sa pead ainult keskenduma sellele, mida sa teed. Kui võistlus algas, oli tegemist 11-tunnise sprindiga. Ja peale seda, kui esimesed detailid sisuliselt kõikidel olid bussi läinud, siis läks see asi ikkagi maratoniks üle, sest praegu iga mõtlemiseks võetud minut või 5 toob sulle tagasi reaalset aega 10 kordades rohkem selle ümbertegemise arvelt. Poisid, kuidas teil senimaani läheb? Enam-vähem? Ja, midagi tuleb välja. Midagi tuleb välja? Jah. Et on pigem nagu positiivse suunas või? Ei, positiivse. Kõik läheb plaani kohaselt ja mõõdud on täpsed ja kõik sobib. Jõudsime esimesena siis karkassi valmis ja püsti. See oli päris hea tunne ja see andis hoogu juurde. Peaaegu 7 tundi on meil möödunud, kui võistlejad on siin toimetanud. Tegelikult kõikid on hästi erinevad strateegiad valitud, et hästi raske on öelda, kes on kusagilt ees. Mina olen nagu väga rahule, sest tegelikult on suht palju tehtud. Meie peamised konkurendid on Kuressaare ja Viljandi. Ma arvan, et Pärnu on meie suurim konkurent. Ta on meiega umbes sama kaugel. Esimese hooga, kui ma vaatasin, kui hakkas nii Kuressaare kui siis Pärnu enda karkasse kokku panema, siis ma mõtlesin, et opa, kas meil ikka on nii palju seda võistlusaega vaja, aga vaadates, et tulemus ei läinud neil ootuspäraselt, siis on küsimus, kas me tuleme aja sisse. Aga see põnevus on kõige aasta säilinud ja kõik ei tulegi. Loodetavasti oleme võidukursil, aga kunagi ei saa liiga kindel olla, et äkki meil on paar asja ikkagi valesti läinud, mis teistel tiimidel ei ole. Kui on karkassid koos, hakkame mõõtma ja sealt selgub siis tõde. Mõned tunnid on veel minna ja varsti me saamegi teada, kes on meie finalistid. Aga pärast pausi liitub meiega laulja Mikk Saar, kes hakkab natukene oma kätega ka toimetama. Enne pausi alustasid meie tublid ehituspuussepad 11-tunnise tööpäevaga. Ma kardan seda, et meil on rohkem väga vaja.
konkurent ei ole nii palju vaadanud, kuna tõesti kiire on olnud. Kohe-kohe nad saavad jätkata, aga enne kutsume siia meie tänase üllatuskülalise, kelleks on laulja Mikk Saar. Tere, Mikk! Kuule, siin on ikkagi, nagu ma mainisin, nad on väga tublid ehituspuussepad. Kui tubli sina oled ehitamises ja üldse sellises käsitöös? Ilmselt ei saa võrrelda nende meestega kindlalt absoluutselt mind. Mina olen ühe kapi kunagi ehitanud, millest pilti õnneks ei ole. Ma kuskilt kuulsin, et sa ikkagi oled sellise hariduse ameti poole pealt ka ikkagi. Ma olen metsanduse lõpetanud, aga see on veits teistmoodi puudega seotud kui maja ja mööbli ehitus. Okay. Fakt on see, et kindlasti sul hoia käed soojas, sest et saad oma oskusi varsti demonstreerida. Aga ma vaatan, et mehed ikkagi tahavad siin juba edasi toimetama hakata, nii et meie jätkame ehitamisega. Kogu võistlustöö valmis tegemiseks on antud 11 tundi ja peab ka olema korrektsete liidetega ja joonises ette antud mõõtudega puitsõrestik konstruktsioon, millel siis on ka küljes soojustus või fassaadi element. Suhteliselt kiire on praegu. Peab joonise valmis saama ja sarikad välja lõikama. Jäänud on viimased 4 tundi ja selle jooksul on nüüd vaja koostada kogu karkass, kellel ei ole veel koos, valmistada siis sarikad ja panna see komplekt kokku. Seina kõige lihtsam osa oli tuuletõkkeplaadi väljalõikamine, kuna see ei nõudnud erilist jõudu, sai noaga teha. 2 seda ruudset sarikat on vaja teha ja siis on valmis. Tempo on üleval, jah. Praegu peale vaadates siin meie võistlejate töödele, mis sa arvad, et kas ikkagi on näha seda, et mehed on tublid? No, kohe võin öelda, et kui ma vaatan ringis, ma näen asju, millega ma kohe hakkama ei saa. Ma olen niisugune odav tööjõud, et ma saan hakkama asjadega, kui mul on keegi kõrval, kes ütleb, et ära nii tee nii. Mis projektil siis? No, ikka Hiiumaa oma saunamaja ehitame. Saunamaja? Ja, mul on seal üks puutöömees on nagu peal, kes on nagu päris ehitaja ja siis mina käin nagu niimoodi abis. Tema teeb ikkagi nagu seda päris tööd. Tema teeb nagu päris tööd. Sa käid vahepeal koristamas. Toon talle krubis ükshaaval niimoodi. See koostöö, see ongi see kõige olulisem sellise töö puhul. Vahepeal arvutad peas, siis mõtled, pekki siis võiks jälle kalkulaatori võtta. 3+4 ja mis see on kalkulaatori peal, no ei suuda välja mõelda, lihtsalt ei suuda. Jookseb kokku ja siis kutsub Semu appi ja siis Semu aitab välja jälle. Ma arvan, et tänu sellele, et need vennad on siin kõik nagu üks pole odav tööjõud ja teine pole spetsialist, vaid tundub, et nad on mõlemad nagu spetsialistid, siis neil läheb see töö kindlasti kiiremini, see, et nad ei pea üksteist nagu õpetama vahepeal. Et minuga on selles mõttes jama jah, et mul ikkagi, mind on vaja kogu aeg õpetada ja vaja näpuga järgi hoida, et see vahepeal mõnda sõrme ära lõika. Mis meil tuleks vaja parandada, ongi see, et üksteisega suhtlemine. Mul oli ka see, et peale lõikamist ma ei näinud ja ma ei küsinud talt ka, et kas see on normaalne ja siis ma lõikasin edasi ja siis läkski natuke valesti. Hetkel läheb väga kehvasti meil. Avastasin seda, et meil küljeseinad on lühemad kui peaksid olema, nagu kõrguse poolest. No viimaste tundidega jõudsime uuesti 2 seina teha. Tempo oli päris kiire. Mõõdud läksid natukene halvasti. Kuskil oli natukene pikem, kuskil oli natukene lühedam. Kõige keerulisemaks on tõenäoliselt sarikate paigaldamine, sest ka seal ootavad võistlejad erinevad kaldenurgad. Just see viimane sarikas, see lõi errorisse kõigil. 9 korda mööda. 1 kord lõhk. Aga vahest ikkagi välja ei tulnud see. Meil läks kehvasti roosarikate maha joonestamine. Suuremad vead olidki, mis jäid, ma arvan, märkimisvead. Mahamärkimine on siis see, et sa vaatad joonist, mis sul on ette antud ja siis sa hakkad jooniselt siis maha kandma paberile samades mõõtudes, mis seal on. See on palju lihtsam materjalile siis peale panna märke, kus tuleb mingi joon ja lõigata. Mart, tiimikaaslane, joonestas, siis lõi errorisse mehel ja siis läksin mina appi, mina kui Bemmi veel läksin appi. Parema käega hoidsin siis seda nii-öelda latti kinni ja siis vasakuga tõmbasin joont. Aga no, kui sa mõtled Bemmi mees, siis see ju vasaku käega, sellel on külg ees kogu aeg. Ja siis no joon läks ka samamoodi
aia taha. Õnneks ei läinud nagu aeda nagu Bemmiga. Oleme jälle põhiehitusplatsilt minema läinud ja ma olen muidugi kaasa arvanud ka Miku, sest et ma ütlesin sulle, et sa niisama siit ei pääse, aga meil on ka Tarmo. Tarmo, mis me siis nüüd tegema hakkama? Vaatan, et on natuke tummisem joonis. Teie joonistate selle siia. Mõistlik, et see meiesugustele saagi kätte ei anna, et ohtlikum relv on see, millega... Jaa, see on lukktapp, kalasaba lukktapp, eks. See on otsa-otsaga, see peaks niimoodi kokku minema. Ehk ühele detailile tuleb mõõtkava kanda üle ja teisele see. Mis asi see, mis need tähendab? 2 3-le, 3 5-le, 1 5-le. Kas lihtsalt sentimeetritega oleks lihtsam kirja panna? Minu arust ka, jah. Siin ei ole mingid sentimeetrid ega millimeetrid. See on 1/5. Sa jagad selle osa, selle 1 jagad 5. Selle jaoks kasutana mida? Mõistust. Töövahendeid. Mikk pidi olema... Ära hakka, sina oled matemaatik, mina joonistan. Inimkalkulaator. Mina olen matemaatikast peaaegu läbi kukkunud. Samamoodi. Mind numbritega ära usaldab. Ega siin on väga palju häid isikuomadusi on vaja, et sa pead olema lahtise peaga, et saada prussi või lauda. Ja siis hakata, kuidas seda mahtu arvutada siis, või ehituslikult, et pindala või ruumala. Et matemaatika on väga oluline. Meil on täna vaja laius ja paksus. No, 22,5. Jesus, ma ju ei näe mitte midagi. Oleks ka vaja neid prille. 22,5, kui tõmbama päriselt ei näe. Ma ei näe nii lähedalt neid asju. Siuke projekti juhtul. See on 1/5, see on 1/5 ja see on 3/5. Nii on. Ma ei saa mitte midagi ära. Ei, see on täitsa loogiline. Ehituspuusama peab olema püsivust. Et ega ükski hea asi ei sünni ju kohe, et kvaliteetset asja tuleb ju teha, korduvust on vaja. Need seal jälle hea silmaga. 63,2. 2 peale saame sinna maja valmis. Ma olen see prillide eest vaatama. Ma tea, kui noored inimesed on kaasas. Peabki kaasama, et need on kasu. Noortest on kasu. Siis ei lähe noorus hukka nemad. Ikka. Ei lähe nemad hukka ja meie ree peal. Nii, nüüd on ju põhimõtteliselt olemas. Jaa. Siit vaja tõmmata nüüd joon. Siit siia. Siit siia. Siia on vaja täisnurka lihtsalt. Miks sa ole nagu varem teinud ka seda asja? Tegelikult ei ole ennast lausunud. Aga põnev on see küll, ma pean ütlema. Aga ma lubasin endale, et ma rohkem kooli ei lähe. Järgmine aasta, Mikk. Sul on jälle? Ehituspuusepp. Esimene kursus. Liietsi kõle. Töötab? No nii. Jah. Ja seda kaugust ma saan aru, meil ei ole. See osa on olemas. Teine pool on tegemata kohe. Kuule, teine pool on hea sellega nagu päris huvitavad lood, et Selle võtame peegelpildist selle järgi lihtsalt loominguliselt siia midagi. Kas see sobib muidu või? See on väga hästi. Tarmo, mis sa arvad, mis siis kõik on õige, 5 on käes või? Ma ei tea, mis väga tubli. Selle asja mõte oli see, et te saite pihta. Miks see on vajalik, kuidas seda teha, edasi on juba kätte osavus, eks ole. Aga Tarmo, aitäh sulle, Mikk, aitäh ja meie läheme vaatame, kuidas, aga meie võistlejad hakkama saavad. Loodetavasti natuke paremini kui meie, aga tegelikult meil ka ei olnud häda siin midagi. Ülesande lõpuni on jäänud viimased 2 tundi. Minu jaoks need viimased 2 tundi ma tahaksin juba kiiremini tahan juba, et see lõpetaks juba. Koostöö hakkas natuke lõpus lagunema. Ei saanud üksteisest aru ja pinge tõttu. Sarikast lendas meil kiiruga valepidi otsa ja siis sarik iseenesest oli õigepidi tehtud, aga lihtsalt ta oleks pidanud ümber pöörama. Et kõik tapid õigele poole vaataks, aga hetkel vaatavad meil need valele poole. Ja siis... Lõuna vaatavad. Üldiselt valmis jõudsid kõik viimase poole tunni jooksul, kui jõudsid. Alguses ei olnud see pinge väga suur, aga lõpupoole vaatasid teiste poole, siis oli juba, nad on järgi jõudnud. Me saime rootsalikat peale vist teisena. Saaremaa poisid said natuke varem meist. Me oleme uhked sellele, et me saime esimesena jälle valmis. Need
Need emotsioonid on nii suured, et lõpuks sai läbi. Enam ei pea seal pingutama, aga kahjuks ei saanud kõike valmis. Ajast jäi natuke hätta ikkagi. Ma arvan, et me jõudsime teha 70% terve tööst. Ülesande me jõudsime valmis. Küll vigadega ajapuuduse tõttu, aga me saime ta põhimõtteliselt valmis. Kõik detailid on karkassi peal olemas, lihtsalt väiksed mõõduerinevused on. Maja ümber ei vaju, diagonaalid paigas. Peaasi, et asjad kõik küljes on. Küljes, jah. Karkassi koostamisel visuaalselt tundub kõik perfektne, kuid ülemõõtes esineb ikka seal väga põnevaid üllatusi, mis võib tuua favoriidile kõvasti miinuspunkte. Võistlust hindavad Kodumaja juhatuse liige Aivo Jõgiaas, Eesti Puitmaja Liidu esindaja Andres Veel ning Euroskills 2025 võistleja Rasmus Keskpaik. Nii, kui me nüüd väikse kokkuvõtte teeme, siis võistlejate tase see aasta. See aasta tase, mina ütlen niimoodi, et sarika konstruktsioonidest. Tavaline sarikas tuli kõigile enam-vähem välja, aga kõigile tuli raskusteks ikka rootsarikas. Selleks, et finaali pääseda, peab olema teostus suhteliselt täpne. Finaalis võivad olla kindlasti Saaremaa, siis Tallinna. Ma usun, et me jõuame finaali, ilmselt jõuab ka teine Tallinna tiim. Ega need punktivahed ju tegelikult ei olnud ju suured. Kui praegu keegi küsiks, et kuulge, kes see siis nüüd lõpuks nagu võidab, siis mina julges küll mitte midagi pakkuda. Võidab parim? Parim, jah. Ma millegipärast arvan, et me saame küll pikk finaali. Ma arvan, et finaali pääsevad Tallinna kooli oma ja äkki isegi Pärnu omad. Kuna me natukene ikka ennast haletseme, siis me arvame, et me ikkagi ei pääse, aga väike õrn lootus on sees, et võiks saada. 11-tunnine põhivooru ülesanne on tehtud, tööd on kõik valmis, kohtunikud on hinded ära pannud ja nüüd on see aeg, kui me saame teada, kes on need 3 parimat tiimi, kes pääsevad edasi finaalvooru. Nimed ütlen ma juhuslikus järjekorras. Aga finaalis võiks hea olla, siis on see, et tuleb võit ja siis on ikka hea meel rohkem. Esimesed finalistid on... Väga ärev olukord oli ja loomulikult Andrei peab ikka venitama ka. Karel ja Joonas. Ma olen ikka väga õnnelik sellele, et jõudsime finaali. Teisena pääsevad finaali. Ma arvan, et me ei saabunud finaali. Et suht lootusetu on sinna saada, kuna teised tiimid olid ka umbes meie tasemel. Siim ja Robin. Ma olin ise ka väga üllatunud, et saime finaali. Ikka peab uskuma endasse. Ja nüüd anname endast kõik, mis vähegi anda annab. Kui Pärnu nimi ära öeldi, siis süda hakkas ikka lööma, et kas saame ikka finaalvooru või ei saa. Ja viimastena pääsevad finaali. Siuke piiri peal võib-olla jõuab, võib-olla ei jõua. No tahaks jõuda, aga eks me näeme, mis öeldakse siis. Richard ja Kristjan. Õnnelik tunne on, et saime ikka finaali ära. Viskad. Palju õnne teile, aga teeme ka suure aplausi teistele osalistele. Aga meie kohe jätkame, sest algab finaalvoor. Tuleb natuke rahuneda ja siis kindla käe ja selge peaga minna finaali. Võit on käe ulatuses, aga seda tuleb ikka haarata. Peame lihtsalt andma 100%. Ehituspuusseppade nooremeistri võistlus jätkub. Kohe on algamas finaal ja minu kõrval seisavad meie finalistid. Loodame, et tuleb pingeline võistlus ja kõik mõõdud joonise pealt klapivad nüüd. Võistlejad, kas te olete finaaliks valmis? Jaa! No proovime veel kord. Võistlejad, kas te olete finaaliks valmis? Jaa! No see juba sobib, nii et alustame. Praegust tundub küll, et võit on käe ulatuses täitsa olemas. Konkurentsi küll on, aga me oleme ka ikkagi seal suht võrdsed kõik. Head võistlejad, käes on finaali ülesanne, milleks on viiluelement vertikaallaudisega. Aega ülesande täitmiseks on teil 2 tundi. Ja aeg läheb käima nüüd.
no finaali ülesanne ongi siis natukene selline teha sellise tootmisosa, kus viilu sarikapaar siis tehakse valmis mitte maja peal, vaid eraldi ja lõpuks see peab siis täpselt sobima sinna maja konstruktsiooni külge. Sul on valmis toode, tõstad selle paika, ei sobi, pardon, sobib, väga hea. Tuleb otsasein, mis on viilukujuline ja sinna tuleb paigaldada voodilaud koos tuuletõkkega. Finaalvooru alustame siis sarikate lõikamisega, need tood 45 kraadi all. Alustame materjali väljasaagimisega ja kinnitame ära ja tuleb peale voodrilaud ja paneme paika. Kavatseme ikkagi anda 100%, et nii palju kui võimalik endast anda. Konstruktsioon, mida me ehitame, see tundub kerge, aga samas on aega vähe, et seda teostada ja sellepärast tuleb teha kiireid ja täpseid samme. Töö käib täiel tuuril ja varsti saamegi teada, kes on meie uus ehituspuussepade noor meister. Aga enne saame tuttavaks meie finalistidega. Olen Siim Maatsalu, olen 17 aastat vana ja tulen Pärnumaa Kutsehariduskeskusest. Minu hobid on trummi mängimine ja vabal ajal mängin ka diskgolfi, kui ilm kannatab. Tulevikuplaanid on minna Tallinna, õppida kontserdi valgustehnika eriala. Kui ehituspuussepa eriala veel viimasel aastal huvi pakub mulle, siis olen ka mõelnud seda edasi õppima, minna kõrgkooli. Et mul oleks lihtsalt 2 eriala, mille vahel valida tulevikus. Olen Robin Lindmaa, 18-aastane ja tulen Pärnumaa Kutsehariduskeskusest. Minu hobidiks on asjade renoveerimine ja mulle meeldib tube disainida ja dekoreerida 3Ds arvutis. Tulevikus tahan ehituspuussepa eriala edasi õppida. Ma olen Joonas Tiitson, ma olen 17 ja ma tulen Kuressaare ametikoolist. Ma tegelen Kaitseliiduga vabal ajal. Mulle vahest ikkagi meeldib arvutimänge ka mängida ja autode kallal nokitseda. Kui praeguse kooli saab läbi, läheks kindlasti edasi õppima veel ehituseriala ja pärast seda läheks tööle. Kuskile välismaale näiteks ehituse peale. Ma olen Karel Paames, ma olen 18 ja ma tulen Kuressaare ametikoolist. Ma vabal ajal käin jõusaalis trenni tegemas ja siis mängin päris palju arvutimänge. Peale kooli lähen kaitseväkke ja siis tegelen ehitusega edasi. Mu nimi on Kristjan Kask, ma tulen Viljandi Kutseõppekeskusest, ma olen 18-aastane. Vabal ajal ma tegelen siis programmeerimisega. Tulevikuplaanid on mul Eestist välja minna. Ma soovin leida tööd ehitusalal Prantsusmaal, sest mu praegune tüdruksõber elab Prantsusmaal. Olen Richard Reimets, tulen Viljandi Kutseõppekeskusest, olen 18-aastane. Minu hobideks on autode remontimine ja mingit moodi ka ehitus. Minu tulevikuplaanid on jätkata kindlasti ehitusel ja ma tahaks kunagi omada oma puidu erialal siis ehitusfirmat, kes tegeleb katuste ja üleüldse puiduga. Hakkame tegelema villa, distantslati ja vooderlavaga. Tegelikult see finaali osa töövõtete ja kõigepealt on üsna lihtne, aga jällegi see, et lõpus on ajafaktor, sul on see finaali pinge peal, et ma arvan, pigem see on see väljakutse. See on lihtne ülesanne, aga kui tegema hakkasime, siis hakkasime veitsa üle mõtlema, kuna tuuletõkke, distantslatid ja vooderlaud ei ole meie teema. Vooderlaud oli kõik niimoodi, et üks on kõrgem kui teine niimoodi alla minnes, et ei olnud ühtlane. Kui sa näiteks lõikad vale nurga all, siis ta ei lähe kokku ja jäävad vahed sisse ja tuleb kontrollida ja siis saagid alles. Me lõikasime üleulatuvad voodrilauad maha täpselt selle kraadi alla, mis katus on. Selle jaoks me panime pika lati, üks hoidis teiselt poolt serva joones, mina hoidsin teiselt poolt ja tulin ketast saega mööda latti. Päris suur usaldus peab ikka olema, et hoida sõrmi nii lähedal saele. Kuid ma usaldan tiimikaaslast piisavalt hästi, et
teada, et ta ei saa mulle näppudesse. Me pidime nurkadesse panema paar juppi, mis oli väga raske kinnitada ja pidime kuidagi lahenduse leidma. Tõstsime katuse sinna peale, fikseerisime pitskruvidega. Alguses nägime, et on täisnurgast väljas, pidime hiljem korrigeerima, laskma uuesti kruvid lahti. Et nii-öelda teha selliselt toodetud katuse sarikabaasis, eks ju, see peab minema olemasoleva peale. Ja kui see olemasolev on kuidagi valede mõõtudega, ega see siis enam ei korrigeeri ka mitte midagi, sest sa oled tehases selle jupis valmis teinud, tema mõõdud on A korda B ja ongi kõik. Me ei löönud verest välja, kuna me teadsime, meil on aega ja selle probleemi me saame lihtsalt ära lahendada nii, et ei tekiks mingeid pingelisi hetkeid. Enne finaali kõige suurem konkurent oli Saaremaa, kuid nüüd finaalis neil läks natukene asjad seal paigast, et nüüd on hästi tasavägine. Ja seal on ka võimalus, et Pärnu on ka hästi lähedal meil ja võib selle võidu ära võtta seal. Emotsioonid on väga üleolevad, ei ole võimalik kirjeldadagi neid. Tuli ilusti välja, terve see kogu projekt ja oleme rahul oma tulemusega. Konkurendid lõpetasid umbes 10-15 minutit hiljem kui meie. Me oleme päris rahul oma tööga. Saime kõik valmis, mis me plaanisime. Läks isegi paremini, kui me arvasime. Emotsioonid on väga halva. Läks nagu läks. Ainukene osa, mis hästi tuli välja, oli karkass. Peab ütlema, et elu on täis üllatusi ikkagi, eks ju. Et ei lähe siin kordagi need asjad niimoodi, nagu oled vaadanud, et mis see loogiline rada oleks. Absoluutselt. Ja juba kord ei räägitud need lihtsad asjad. Lihtsad asjad lähevad tuksi. Absoluutselt. Võidutiimilt me ootame töökultuuri puhtust, korrektsust ja mõõtkava täpselt jälgimist. Et võib-olla tõesti, kui finaliste omavahel võrrelda, siis võikski öelda, et kõigil on mingid omad tugevad küljed, on ju. Et kuidas nende tugevate külgede osakaal siis nagu välja tuli lõpp-punkti summas, eks ju. Ma arvan, et me oleme noormeistri väärilised sellepärast, et tõestada maailmale, et on veel häid puussepes olemas. Ma arvan, et me väärime noormeistri esimest kohta, kuna me oleme sellised kiired poisid ja suudame õigeks ajaks valmis saada asjad. Meist võiks saada noored meistrid sellepärast, et meil on täpsust ja enesekindlust. Tegelikult ju töövõtete vilumus tõi ka siis suurema punktisumma võitjale. Sealt need võitjad tulevad. Peamised konkurendid on meil Kuressaare. Ma arvan, et meil on maksimaalne võimalik tulemus teine koht saada. Natuke isegi arvame, et me võidame isegi. Kohtunikud on finalistide võistlustööd ära hinnanud ning kohe saamegi teada, kes saavad sel aastal ehituspuuseppade nooreks meistriks. Ma palun koos oma kutseõpetajatega lavale Eesti parimad noored ehituspuusepad. Joonas ja Karel Kuressaare ametikoolist, Kristjan ja Richard Viljandi kutseõppekeskusest ning Robin ja Siim Pärnumaa kutsehariduskeskusest. Finalistid andsid võistluses endas maksimumi. Nad kõik vääriksid nooremeistri tiitlid ja nende kutseõpetajad tunnevad kindlasti nende üle suurt uhkust. Aitäh kutseõpetajatele! Võitja välja kuulutamiseks palun lavale võistluse peakohtunik Aivo Jõgijaas ja toetajate esindaja Maxer OÜ jaekliendi müügiesindaja Marko Ots. Nooremeistri tiitli saavad täna need võistlejad, kes kogusid põhivooru ja finaalülesande peale kõige rohkem punkte. Võistluse peakohtunik Aivo Jõgijaas, kes on ehituspuuseppade noormeister? Võistlusülesanne oli päris keeruline. Puitkonstruktsioon, mida oli vaja toota, oli päris põnevate nikerdustega ja kogu võistluse käigus olid liidrid pidevalt vahetuses. Ja võitjaks on Robin ja Siim.
palju õnne kõigile finalistidele. Joonas ja Karel, teie saavutasite 2. koha. Kristjan ja Richard, teie tulite 3. kohale. Ja palun eriti suur aplaus uutele noortele meistritele Robinile ja Siimule. Võistluse peakohtunik Aivo Jõgias, mis tõi võitjatele siis karika koju? Eelkõige siis võistlusülesandes olnud jooniste mõõtketi täpsus, tappide ja nurkade lõike kvaliteet, isikukaitsevahendite kasutamine ja puhtus ja kord kogu võistlustöö käigus. No Robin ja Siim, te olete võitjad, nägudest ma nägin ära, et seda võitu absoluutselt ei oodanud. Kui üllatunud te praegu olete? Oleme väga üllatunud, kuna midagi ütles, et tegelikult on meil midagi halvemini kui teistel, aga tuleb uskuda endasse ja minu kaaslane Robin, kes ei kahtlenud kordagi, et me tuleme see esimeseks, siis ma olen väga uhke meie õpetaja üle, Karlile. Robin, kas sa tõesti uskusid või ikkagi kõik see sinu jaoks on üllatus? Uskusin ikka, aga üllatusi on ikka väike. No aitäh teile ja palju-palju õnne ja suur aplaus. Võitjad saavad endale nooremeistri tiitli ja auhinna karika. Esikolmikule on auhinnad välja pannud Haridus- ja Noorteamet, Maxserv, Milwaukee Tool Estonia ja SV Estonia. Toetajate esindaja Marko Ots, mida soovite meie värsketele võitjatele? Loomulikult soovin palju õnne. Osavad olete te kõik olnud ja loomulikult sihikindlad ja ma usun, et seesama sihikindlus aitab tabada teil kõiki sihtmärke, mis te nüüd ette seate endale tulevikus. Aitäh! Ja aitäh muidugi kõikidele võistlejatele, juhendajatele, kohtunikele ja muidugi koolidele, kus sirguvad tulevased noored meistrid. Järgmisel nädalal suundume Tallinnasse, kus selguvad parimad noored rätsepad. Kes aga tahab kutsemeisterlikkuse võistlusi oma silmaga näha, siis pange kalendrisse kirja 14 ja 15 mai. Just siis toimub Tartu Ülikooli spordijoones Oskuste festival, mis toob kokku kutsehariduse sõbrad, noored meistrid, tööandjad ja kõik huvilised. Kohtumiseni! Võistlejad, kas te olete valmis? Jaa! Ma võin olla järgmine noormeister. Appi, vaban ikka täitsa võssa. No ära muretse, ma panin ka. Kui usin rätsep sa ise meil oled? Mõni päev olen väga usin, mõni päev ei ole väga usin. Rätsep peab väga hea pingetaluvusega olema. Mis sul tegemata jäi? No, millest alustada? No praegu on ikka seis päris kriitiline. Ma ei anna kunagi alla. Ma arvan, mu ema oleks väga uhke, kui ta näeks seda praegu. Wow, surprised.